Tere! Kommenteerides nädalapeatükid saab Anna käsk alguses oleva salmi. See on põletusohvri seadus. Põletusohver olgu altaril eel kogu öö hommikuni ja altaril hoitagu tuli põlemas, kommenteerib Rashi. Salm õpetab rasva ja looma kehaosade põletamise kohta, et see on lubatud terve öö, mis tähendab, et terve öö jooksul tohib põletada ohvriandite rasva ja kehaosi. Kuigi inimene peaks üritama põletada ohvriande selleks ette nähtud ajal ehk päeva jooksul, kui ta ei jõudnud seda teha, kuna oli hõivatud teiste ohvriandide toomisega seotud töödega, siis ta saab tuua ohvriande ka öösel. Selline on Toora poolt kehtestatud seadus. Tooras on veel mitmeid käske, mida tohib täita terve öö jooksul, kuid selleks, et eemaldada inimest käskude rikkumisest, sättisid juudi targad, et neid käske on lubatud täita ainult südaööni. Ohvriandite rasva ja kehaosade põletamise puhul vaidlevad Rashi ja Rambam, kas neid tohib põletada terve öö jooksul või ainult südaööni. Rambam arvab, et juudi targade säte kehtib ka siin ja inimene peab põletama ohvriandide rasva ja kehaosi enne südaööd. Rashi arvab, et antud käsu puhul juudi tarkade säte ei kehti. Võib öelda, et Rashi arvamuse puhul on vahet ohvriandi rasvade ja kehaosade põletamisel ja teistel käskudel. Mõnede seadusandjate arvamuse järgi, kui mingisugune asi on otseselt Toora poolt lubatud, siis juudi targad ei tohi seda keelata. Ja kuna meie salm selgelt ütleb, et põletusohver olgu altaril eel kogu öö hommikuni, siis selle puhul ei saa juudi targad sätestada teisiti. Rambami loogika jääb aga arusaamatuks. Paljud kommentaatorid arvavad, et ka Rambam pooldab põhimõtet, et kui midagi on otseselt Toora poolt lubatud, siis juudi targad ei tohi seda keelata. Miks siis antud juhul arvab ta teisiti ja ütleb, et põletusohvri tohib põletada ainult südaööni? Sellele küsimusele on võimalik vastata järgmiselt. Seal, kus Toora selgelt ütleb, et inimene peab täitma teatud käsku, ei tohi juudi targad selle täitmist keelata. Kuid seal, kus Toora lubab täita käsku terve öö jooksul, kuid ei kirjuta ette, et seda tuleb teha terve öö jooksul. Ning teisest küljest on olemas oht, et inimene ei too ohvriandi õigel ajal ja see jääb põletamata järgmise hommikuni, mis on Toora seaduse järgi keelatud, siis sellisel juhul kehtib juudi tarkade säte, et ohvriandi tohib põletada ainult südaööni. Ramban seletab, et loomast ohvriand lunastab inimese patte just selle tõttu, et inimene peaks ohvriandi toomise ajal tundma, et ohvri looma asemel peaks olema tema ja ainult tänu isanda armule on tema karistus asendunud ohvriandi toomisega. Seega on arusaadav, et kõik ohvriandi toomisega seotud detailid, kaasa arvatud rasva ja kehaosade põletamine, on seotud inimese jumala teenimisega. Rasv viitab mõnule ja naudingule, nagu salm ütleb, ja preester süüdagu see altaril põlema kui hea lõhnaline tuleohvri roog. Kõik rasv kuulub isandale. Salmist näeme, et inimese nauding peaks olema pühendatud Jumalale. Inimene võib arvata, et see nõue käib ainult naudingu kohta, mida ta saab materiaalsetest asjadest ja seega peab ta ennast maha suruma. Ehk ta ei tohi saada materiaalsetest asjadest naudingut üldse. Kuid vaimsete asjade puhul ei tohiks justkui vahet olla, kas ta saab nendest asjadest naudingut või mitte. Toora õpetab meid, et kuigi ohverdatud looma söömine on käsk, ei tohi seda süüa enne, kui ohvriandi rasva põletati altaril. Inimesel jumala teenimises tähendab see, et inimene võib olla kindel, et ta täidab käsku nii, nagu seda on vaja täita alles siis, kui ta pühendab oma naudingut selle käsu täitmisest Jumalale. Ja kui seda ei tehta, siis on võimalik, et inimene täidab käsku mitte nii, nagu seda nõuab juudi seadus, vaid seetõttu, et ta saab sellest naudingut. Ehk ta teeb heategusid mitte sellepärast, et Jumal niimoodi käskis, vaid sellepärast,
et talle endale meeldib heategusid teha. Ta teeb seda enda ja mitte Jumala pärast. Kuid samamoodi peab inimene täitma käske mitte tundest, et teda sunnitakse, vaid armastusest Jumala vastu. Ja see peaks tooma inimesele suurt naudingut, kuna tal tekkis võimalus täita Jumala tahet. Kuid inimene peab olema ettevaatlik, et nauding, mida ta tunneb, peab olema seotud Jumala tahe täitmisega ja mitte kõrvaliste asjadega. Tänu sellele on võimalik aru saada, miks ohvriani rasva peaks põletama just päeva jooksul. Põhjus, miks rasva on lubatud põletada ka öösel, seisneb selles, et anda inimesele võimaluse täita oma kohustus, kui ta ei jõudnud seda teha päeva jooksul. Päev viitab valgusele, ajale, millal inimene tegeleb pühade asjadega, toora õppimisega ja heategevusega. Öö viitab pimedusele, ajale, millal inimene tegeleb materiaalsete asjadega. Nõue põletada ohvriani päeval õpetab meid, et see käib peamiselt pühade asjade kohta. Materiaalsete asjade puhul on selge, et nendest ei tohi saada naudingut ja nendega tohib tegeleda ainult Jumala teenimise eesmärgil. Kuid ka pühade asjade puhul peab inimene teadma, et ka nendega ta tegeleb Jumala teenimise eesmärgil. Kuid toora õppimise ajal teeb inimene uue avastuse, siis ta peab alati kindlaks tegema, kas see on kooskõlas juudi seadusega. Vastasel juhul peab ta põletama oma rasva, ehk ta ei tohi leiutada tooras asju või teha järeldusi, mis ei ole kooskõlas juudi traditsiooniga. Seal, kus inimene saab teha suurema vea, peab ta olema ettevaatlikum. Sügavamal tasemel viitavad päev ja valgus inimese tasemele, mille puhul teda valgustab tema hingevalgus. Ta tunneb jumalikkust mitte ainult toora ja selle käsude puhul, vaid isegi materiaalsetes asjades näeb ta jumalikkust ja kasutab neid Jumala teenimiseks. Öö ja pimedus viitavad inimese tasemele, mille puhul hingevalgus teda ei valgusta. Ta ei tunne oma hinges mingisugust jumalikkust ja seega mitte ainult peab ta kogu aeg võitlema, tegeledes materiaalsete asjadega, et nad oleksid pühendatud Jumalale ja ei rahuldaks tema egoistlikke vajadusi, vaid isegi kui ta tegeleb toora õppimisega ja käskude täitmisega, peab ta vaeva nägema, et tema toora õppimine ja heategevus oleksid ka pühendatud Jumalale. Ohvriani rasva põletamine käib nii päeva kui öö kohta, mis sümboliseerib inimese naudingu ohverdamist Jumalale. Nende inimeste puhul, kes asuvad päeva tasemel, on kõik nende tegevused, nii toora õppimine ja käskude täitmine kui ka materiaalsete asjadega tegelemine pühendatud Jumalale. Nende inimeste puhul, kes asuvad öö tasemel, nende loomaliku hinge vastupanu tõttu ei suuda nad pühendada kogu oma naudingut Jumalale. Nemad peavad ennast murdma, et mitte uppuda naudingutesse, et iga asja puhul nad ei tegeleks selle asja pärast, vaid teeniksid selle abil Jumalat. Nende ohvriani rasvade põletamine seisneb oma naudingu piiramisest, et toora seadusega lubatud asjadest mitte minna üle keelatud asjadele. Ka toora õppimise puhul peaksid sellised inimesed hoidma ennast, et mitte tõmmata sinna oma piiratud inimlikku intellekti, vaid püüdma leida toora tõelist kavatsust. Kuna inimese intellekt võib mis iganes asju ratsionaliseerida, siis ülesanne seisneb intellekti piiramisel ja selle õigele teele suunamisel. Ütleb salm, ja oma pühade ohvri rasv ei tohi seista üle öö hommikuni, mis õpetab meid, et ei tohi seista üle öö ehk keelust eemale hoidmine viib hommikuni ajale, kui päike ei ole sulle enam valguseks päeval, vaid Issand on sulle igaveseks valguseks. Just keha, loomaliku hinge ja kogu materiaalse maailma puhastamine tänu sellele, et me piirame oma egoistlikku naudingut ja pühendame ennast Jumala teenimisele, viib meid hommikuni ehk juudi rahva lõpliku vabastuseni. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!